tegutseda on vaja. Päriselt ka. Tegutseda on vaja. Kui soovid terveneda depressioonist, kui soovid sellist elu, et ärevushäire enam ei segaks elu, siis on vaja tegutseda. Ja tegutsemine on ebamugav, hirmus, raske. Mõnikord pole motivatsiooni, mis mõnikord, enamus ajast pole motivatsiooni. Ja kui motivatsiooni ei ole tegutsemiseks, siis tuleb teha seda puhtalt distsipliini pealt. Ja kuidas aru saada, et sul on kehtestatud päris hea enesedistsipliin? Sellest on võimalik aru saada just sellel viisil, et sa tegutsed olenemata sellest, mis tunne sul on, olenemata sellest, kas sa tahad tegutseda. Sellest saab aru, et sul on distsipliin, et sa toimid distsipliini pealt. Ja enamus ajast meil nagunii ei ole motivatsiooni millegi tegemiseks. See tuleb ja läheb. Distsipliin on see, mis veab edasi ja motivatsioon tuleb tegelikult tulemustest. Ja tegutsemine on jällegi kõige alus. Nii et tuleb tegutseda, et depressioonist terveneda, et ärevushäirega kohaneda nii, et see enam ei sega sind. Ja muutused on hirmsad, sest reaalselt peab hakkama käituma teistmoodi, mõtlema teistmoodi, muutma enda väärtushinnanguid, uskuma, et muutus on võimalik isegi siis, kui tulemusi pole tükk aega näha. Ja see kõik eeldab tegutsemist. Sest me võime teoorias mõelda kõige, et kui mul oleks see, siis mul oleks elu nii hea ja kui ma oleks see inimene, siis mul oleks hoopis teine elu. Või siis vastupidiselt, et kui me hakkame ennast häälestama sellele lainele, et hakata tegutsema, hakata proovima midagi uut, midagi teistsugust, siis hakkavad käima need kahtlevad mõtted, et kas ma ikka olen see inimene või see on hirmus ja ma ei tea, kas ma saan hakkama. Aga kes see need piirid seab? Mina ise. Sest mina ise ütlen seda, ma ei saa hakkama. Ma ei ole see inimene, aga mille pärast ma ütlen seda endale? Tegelikult ju ma peaks mõtlema, ka sina, kui sa soovid muutust. Me peame mõtlema, kuidas on võimalik just, mida ma pean selle jaoks tegema, et reaalselt õnnestuda või hakkama saada või vähemalt proovidagi. Ja see kõik hakkab pihta tegutsemisest, sest reaalselt teoorias me võime mõelda ja heietada ja mõelda terve elu endale välja, aga kui me ei tegutse, siis juhtu ka mitte midagi. Ja pigem esimesed korrad, esimesed katsed võivadki ebaõnnestuda, aga seal ongi see õppimise koht just. Seal sa avastad, milleks sa oled võimeline ja milleks sa tegelikult ei ole võimeline. Sest reaalses olukorras saad sa teada, kas sinu eeldused vastavad ka tegelikkusele. Ülihea näide taliujumisest. See minek, see enne seda vette minekut, sinna külma vette minekut, külmas, väljas on lumi, miinuskraadid ja sa tead, et sa ei taha minna sinna. Ja nii, kui sa sinna vette lähed, siis on selline tunne, et okei, süda ütleb üles, pilt läheb tasku, aga ujud ja paned edasi ja paned veel edasi ja mitte midagi ei juhtu. Tunne on küll selline, et ei taha, aga pärast on nii fucking hea olla lihtsalt. Jällegi kõik, mis on seda enne esimest korda, mõtled igasuguse asju kokku ja kui lähed päriselt tegutsema, siis pilt muutub, olukord muutub ja sellepärast ongi vaja tegutseda.